tulemast tagasi minu kanalile. Mina alustan selle aasta esimese jõuluteemalise videoga ja mul on ülihea meel, et ma juba seda teha saan. Ma ütlen ausalt, et ma olin lihtsalt öö läbi. Ma ei suutnud õhtul magama jääda, sest ma ainult mõtlesin, kuidas ma seda teile filmin, mida ma näitan, mis üldse saab. Ja nüüd ma olen hommikul täiega selle lainel, et tahaks juba midagi teha. Ja ma ootasin seda aega, kui õues läheb valgemaks. Aga ei läinud, nii et ma pean siin valguste saatel teiega filmima ja rääkima. Aga ma vaatan siia alla, sest naala on mul siin. Aga täna on lõpuks see minu kõige kauaoodatum päev ja selleks on kodu kaunistamine jõululikuks. Ma tegelikult tahtsin sellega alustada esimesel advendil, aga kuna ma olin tööl siin terve nädalavahetuse, siis mul lihtsalt eile õhtul läks sellega kuidagi mega kiireks läinud, sest ma tegelikult tahan natukene ka kodu enne korrastada ja täna hommikul ma mõtlesin, et mul on ju tegelikult vaja veel poes ka ikka käia, mul midagi on veel vaja. Sest et kuna me oleme selles korteris hetkel teist aastat või teised jõulud on meil siin, siis on hästi ma ei ole siia ostnud väga palju jõuluasju ja ma tegelikult ei tahagi osta väga palju, sest et ma olen ise siuke hullult minimalist, et ma pigem ostan vähem kui rohkem, aga sellel aastal tegime me sellise otsuse, et me ostsime endale kunstkuuse. Meil oli ka varasemalt kunstkuusk olemas, aga see oli siuke pisikene, ma võin siia pildi panna, aga see oli siuke pisikene kuusk, mis meil oligi kuskil kapi peal ja nüüd me mõtlesime, et ostame natukene suurema. Ja see mul pakendis, ma ei ole seda veel lahti võtnud, kuigi see minu käes olnud äkki juba mingi 4-5 päeva. Täna on see päev, kui me saame selle kõigega alustada. Ja igal juhul me käime varsti üheskoos keldris ära, sest vaatame, mis mul seal on, sest seal mingeid asju kindlasti eelmistest jõuludest on. Aga ma ei ole enam üldse kindel ja siis ma tahan ka käia veel poes natukene, vaadata, mis ma sealt veel saan, sest ma tegelikult tahaks paari padjapüüri võib-olla jõuluteemalist või midagi sellist, aga ma pean veel mõtlema ja vaatama, kas mul tekib mingi idee mingi asjaga. Aga hetkel ma ilmselt natukene koristan, ma tahaksin tõmmata korteri tolmuimeja ja natuke ka lapiga üle, et mul pärast oleks mõnnam siin kõike kaunistada ja ma tunneks, et see keskkond ka, mida ma siin kaunistasin, on puhas. Minult on nii palju küsitud ja küsiti juba eelmisel aastal, et kas ma vlogmassi teen ja et palun tee. Ja ma eelmisel aastal ma lihtsalt nii hästi mäletan seda, kuidas ma rääkisin teile vlogis, et äkki ma teen, et see ei ole kindel, sest et ma ei luba siin asju, mis ei ole minu jaoks kindlad, aga et äkki ma teen ja äkki on parem aeg selleks ja nüüd ma tunnen, et ei ole, sest et kuna eelmisel aastal ma töötasin klienditeenindajana ja ma arvasin, et mul ei ole aega, siis sellel aastal ma töötan kokana, sushi kokana ja mul on veel vähem selles mõttes aega, et panustada sellesse iga päev video tegemisse, sest et see on võimatu, sest et kõik need päevad, kui ma olen tööl, peaksid olema enamasti siis ette mul filmitud ja mingid temaatilised videod, aga see on rohkem kui poole ajast sellel kuul ja see oleks väga raske. Ja ma selle vlogmassi idee viskasin ausalt öeldes kohe peast välja, et ma ei hakka seda tegema, sest et kui ma tean, et ma ei saa millessegi panustada 100% ja minu visioon ei ole paigas, siis ma tean, et sellest ei tule mitte midagi head välja. Nii et kahjuks sellel aastal ma vlogmassi ei tee, aga ma olen mõelnud selle peale, et ma tahaks teile ikkagi rohkem postitada siukseid jõuluteemalisi videosid, aga jällegi ma ei luba midagi, aga ma proovin, et tuleb rohkem videosi kui see, et mingi üks video 2 nädala jooksul. Nii et ma proovin olla selles osas tublim ja kostitada teid mingite mõnusate kas jõuluvlogidega või mingite temaatiliste videotega, et te ikka saaksite mu kanalil käia ja tunda ka siin, et siin on mingisugune jõuluvaib, vaatamata sellele, et ma iga päev sinna ei postita. Aga ma siin praegult naudin veel oma hommikukohvi, nagu te näete, siis minu selja taga on 2 advendikalendrit, te näete küll suht poolikud praegult, aga me sellel aastal leppisime Erkiga kokku, et me teeme mõlemad advendikalendrid, sest et eelmine aasta juhtus siuke lugu, kui mina tegin Erkile ise advendikalendri ja ta ei olnud sellest teadlik ja kuigi ta oli selle üle nii õnnelik ja me ka Elevil iga päev
siis ikkagi nagu mingis osas ma sain aru, et ta on nagu kurb, kuna tema ei teadnud sellest ja ta ei teinud mulle ja ta ei olnud selle peale mõelnudki. Nii et sellel aastal ma ütlesin talle juba varakult, et lepime kokku, et me teeme mõlemad ja siis on nagu täiesti aus. Ja kuna me niikuinii tegelikult jõulukinke üksteisele ei tee, siis on advendikalender terve kuu vältel siuke parajalt jõulukink juba omaette, nii et me naudime sellel aastal mõlemad ise tehtud kalendreid ja minu jaoks on täna esmaspäev, ehk siis ma pean veel ootama 2 päeva, et oma kalendrit avada ja ma olen kergelt öeldes ärevil, paanikas, tahaks avada, tahaks kõike avada juba. Aga samas ma tean, et iga päev seda ootusärevust tunda, iga paki avamise ees on kordades lahedam kui see, et ma avan kõik korraga ära ja siis mul nagu kuni jõuludeni ei ole enam iga päev seda elevust, nii et kannatame kratsiliselt natukene veel. Ma nüüd üritan ennast jalule ajada, sest ma olen siin juba 20 minutit istunud põlvedel, mu jalad on nii valusad. Aga ma ajan ennast jalule ja hakkan siin midagi tegema, et me jõuaksime lõpuks selle kaunistamiseni. Ja ma arvatavasti alustan tolmuimejega korteri puhtaks tõmbamisest ja siis tõmbame mingid pinnad üle ja siis juba vaatame, mis edasi saab hakkab. Sai lõpuks koristatud, ma üritasin hästi kiiresti ära teha, et ma ei peaks väga palju aega raiskama sellele. Aga sain põrandad puhtaks tehtud ja mingid põhilisemad pinnad ja asjad ja voodipesu vahetatud, nii et nüüd mul on kõik valmis kodu kaunistamiseks ja ma lähengi käin ära keldris. Ma viin Taara ära sinna ja ma võtan sealt jõuluasjad, mis meil seal on. Siis ma vaatan üle, mis seal on ja siis saab juba minna poodi ja mõelda, mida ma veel juurde tahaksin. On ju nats. Ma olen jõudnud nüüd keldrisse. Siin on päris hea valgus. Peaks teinekord käsi ja filmima tulema. Aga ma tõin siia Taara ära. Nii et real life on siin ja ma üritan vaadata, kas ja mis jõuluasju mul on. Sest siin tegelikult väga palju midagi ei ole. Siin kotis midagi olema. Ja taratavasti ma võtan selle ülesse kaasa. Siis vaatame, mis siin on. Vaatasin nüüd keldri varud üle ja ega seal tegelikult suurt midagi ei olnudki. Mingid jõulukuulid ja mingi laua peale panna mingi kuusekene väike, kuhu käivad nagu siuke keraamiline, et seal tuluksed sees põlevad. Ja siis üks latern, mis Erki vanemad eelmine aasta kinkisid. Ma pärast kõike näitan. Ma tulen nüüd, teen meie autokese siin puhtaks, sest see poodi minek ei ole enam nii lihtne, et upsi autosse. Et teeme selle puhtaks ja siis lähme poodi. Ma olen nüüd poodlemast tagasi jõudnud. Ma plaanisin, et ma lähen Pepkosse ja skoorin sealt väga palju häid asju, kaasa arvatud kuuseehteid juurde. Sest ma tunnen, et mul on praegu kuidagi ainult 2 värvis, et tahaks mingit 3. touchi sinna juurde, aga ma ei leidnud. Ühesõnaga, Pepko valikus ma täna natuke pettusin, sest nii paljud asjad olid kas otsas või nagu oli nagu näha, et uut kaupa ei olnud tulnud. Ja mul taga need tuled vilguvad. Ma lihtsalt proovisin, kas mul need toimivad.
ma kohe räägin nendest tuledest lähemalt. Mul on siin täielik segadus, ma ei tea, millest alustada, aga ma Pepkost ei saanud suurt midagi ja ma üldse väga ei saanud suurt midagi. Aga ma ostsin 2 siukest padjapüüri, need on nagu siuksed kuusekestega ja kitsekestega, et ta on siuke hall, valge ja kuldse touchiga. Ehk siis mul on elutoas on sellised beesid suured padjad, noh, nendele ma ei pane padjapüüri ümber, aga siis on sellised väiksed padjad, kus mul praegult ongi siuke roosa ümber, et vahetaks selle vastu, siis oleks juba natukene jõulusem. Et see plaan mul on sellega. Siis täpselt sama lugu on magamistoa diivanipadjaga või noh, voodipadjaga. Et seal on meil siuke paar tükki hallikat ja siis on teistel on siuke hall karvane ümber. Ja ma ostsin 1 padjapüüri, sest mul on küll plaan, et ma vist vahetan ainult 1 ära, et ma ei taha, et seda rohelist liiga palju oleks magamistoas, aga siuke nagu mõnus läikiv roheline, selle panen sinna 1 padjapüüri ümber ja siis magamistoa öökappidele ma arvan, et ma panen need peale, sest minu öökapil on siuke valge, kuidas seda nimetatakse, ühesõnaga siuke asi. Ja siis ma mõtlesin, et kuna ma ostan nüüd rohelise selle, et äkki need nagu lähevad kokku magamistoas. Nagu roheline ei ole üldse minu jõuluvärv, aga nagu ma ei plaaninud magamistuva üldse kaunistada, nii et ma mõtlesin, et paar asja võib-olla sinna siukest jõululikku oleks nagu toredad. Ja viimased asjad, mis ma ostsin, on siukest 3 eritasandilist küünalt. Ma mõtlesin tegelikult, et ma ostan mingi nii-öelda valmis küünla, mitte nagu... Saate arugi nagu mingi klaasi sees, mingi suurem siuke küünal, aga siis ma lõpuks ei leidnud sealt mitte ühtegi, mis mulle meeldiks ja siis võtsin 3 siukest eritasandilist ja siis võtsin ühe siukse taldriku, kuhu ma nad arvatavasti peale panen. Kuigi see taldrik, ta on nagu ilus, aga ma ei tea, kas mulle see päris roosakas toon siia sobib, aga ega ma ei saagi ennem teada, kui ma nagu kõik valmis teen, see tähendab kuusküles ja kõik muud jutud ja siis ma näitan teile, et mis mul veel kodus Ma näitan teile, mis mul veel kodus olemas oli. Meil on nagu selline see kardin, mis läheb akna ette. Ma praegu on ta mingi vilkuva režiimi peale, aga ühesõnaga selle me paneme siia elutoa akna ette. Ja siis ma leidsin kapist praegu ühed sellised tulukesed, mis on külmavalgusega. Ja külmvalgus tegelikult ei ole enam üldse ammu minu teema. Ja ma arvan, et need on meil juba paar aastat vähemalt seisnud lihtsalt kapis. Aga ma mõtlesin, et äkki ma kasutan nad ära kuskil magamistoa aknalaua peal või rõdu peal. Et nad nagu lihtsalt ei peaks kurvalt kapis seisma. Ma ei tea, ma pean veel otsustama. Ja siis on mul siin kuuseküünlad, mis ma Pepkost ostsin väga hea hinnaga, nagu te näete. Ja need ma juba tegelikult ostsin eelmine nädal millalgi. Aga sellised ja need on ka sooja valgusega, sest ma nagu armastan sooja valgust palju rohkem kui külma valgust. Ja siis ma Pepkost eelmine kord võtsin jõuluehteid ka ja mul on nagu nii kahetsen, et ma sealt tookord veel midagi juurde ei võtnud, sest et nüüd seal ei olnud praktiliselt mitte midagi. Et on sellised mul ehted ja siis mul on siin kotis mõned üksikud kuldsed veel, siis ma olen siin kogunenud ja tegelikult pole üldse palju ehteid, sest meil oli see hästi väike kuusekene, aga no äkki ma saan midagi siit kompunnida kokku. Ma praegu arvan, et jääb nendest jõulukuuse ehetest väheks, aga ma ei tea. Ja kui te kuulete taga meid piiksa, siis suitsuanduri patareidist hakkavad jaksama, mulle tundub. Aga siis veel on mul see keraamiline kuuseke, millest ma rääkisin. Ma ei tea, kas siin on patareid sees. Ja ta on selline. Ja ma kavatsen selle siia laua peale panna kuidagi. Eks me näeme. Ja siis on siuke, mis käib ka põlema. Ja see on ka nagu külmavalgusega. Nii et võib-olla ma nagu kuidagi sobitungi neid kahte kuskile teise tuppa. Et ühes toas on siis soe valgus ja teises toas on külm valgus. Ma ei tea. Ja siis on siuke ukse peale käib meil. Ma arvan, et see on mingi eelmise aasta mingi Pepko ost. Mingi suvaline. Aga noh. Midagi ikka. Arvatavasti üritan nüüd selle kuuse lahti pakkida ja hakata kuskilt otsast pihta, sest et ma tegelikult ei tea, mis sellest saab ja kui rahule ma selle kõigega jään, aga hakkame lihtsalt proovima. Ma nüüd tulin esimesed asjadega magamistuppa, nagu ma teile näitasin, ja et ma proovin neid siia kuidagi sobitada. Ma ei tea, mis ma nende kõrtega teen, kas ma nagu
panen nad täitsa ära või nagu need ei häiri mind ja ma jätan nad siia. Sest samas nad ei häiri mind, aga lihtsalt ei ole jõululik. Aga samas, kas kõik peab olema? Ühesõnaga proovime siin mingit padjapüüri vahetada ja proovime need siia kappidele sobitada ja vaatame, äkki paneme siis need sinise või tähendab valge valgusega jõuluküünlad siia kuidagi akna peale. Ma kuskile midagi kleepima ei hakka. Et ma lihtsalt äkki asetaks nad aknalauale, sest meil on see aknalaud hästi-hästi lai. Et võib-olla oleks mõnus. Magamistoas panin nüüd asjad paika, aga ma mõtlesin, et ma näitan teile tulemust alles siis, kui ma olen nagu elutoas ka kõik ära pannud, ehk siis õhtul, kui on juba hämar, sest praegu võib-olla niikuinii ei saa aru mitte midagi. Aga teeme elutoa ka valmis, võtame kuuse välja ja ma tahaks juba teada, kas ma üldse olen selle kuusega rahul või mitte. Et hakkame nokitsema. Ma sain selle kuuse püsti ja tuled ümber selle. Aga see pole üldse lihtne. Nagu reaalselt see polnud üldse lihtne, sest kunstkuuse lahti võtmine või nagu kokku püsti panemine võtab nii kaua aega, sest sa pead neid oksakesi sättima lihtsalt nagu ühe kaupa, et nad oleks õiges suunas ja nagu, et see nagu klapiks. Ja ma siin kaugelt istun, ma näen ikka, et üks oks on natuke kõrgemal kui teine ja see häirib mind. Aga see on hea, et seda saab muuta, lihtsalt sellega läks täiega aega. Ja no ma korraks istusin siia maha, võtsin Red Bulli, mille ma enne poest ostsin, et natuke oma töö tegemist turgutada ja siis jätkan, sest et kuusk vajab ka ehteid ja tuleb hakata ehetega tegelema. Nii et minut veel mulle ja läheb edasi. Mul sai nüüd kuusk üles pandud ja ehitud ka. Ma ei tea, ma arvan, et las need ehte teada nii, ma ei hakka midagi juurde ostma. Ja meil on enda nimelised puidust tehtud ka, mis on eelmisest aastast ja ma tegelikult tellisin kanalale, aga tema oma ei ole veel jõudnud. Ja peab veits ootama. Siis panin selle küünla siia ja selle väikse kuusekese panin ma praegu hoopis siia, ma ei tea, kas see jääb siia. Ja siis on need diivani padja ümbrised, mis ma ka ostsin. Ja kuna Erki tuli nüüd koju, siis me paneme need tuled üles, enne kui ma näitan teile kõike.
vahepeal on meil õhtusöök valmis saanud. Ma tegin täiesti mingi random pasta peekoniga. Ja siis ma tegin kurgi, tomatis, salatit, nii et me hakkame sööma oma jõuluvõlumaal. Õhtusöök on nüüd söödud, Erki ja Nala jäid diivani peale magama, aga mul on nii hea tunne, et nüüd sai siuke jõulune siin kodus ja nii mõnus on olla ja nagu ma kartsin räigelt selle kuuse välimust. Ma vist juba enne ütlesin ka, et see nägi pakis nagu alguses ma selle paki sain, esiteks see oli nii kerge, ma olin mingi, et okei, et väga kahtlane. Ja et kas ma ikka tegin õige ostu, siis see kuusk, ma ostsin selle Hansapostist ja see maksis 50 € vist. Ja ma vaatasin paar päeva hiljem, no muidugi ma olen mingi kärsitu ka, siis kui ma tahan, siis ma pean kohe saama, ma ostsin selle ära selle hinnaga. Ja siis ma paar päeva hiljem vaatasin, et okei, et see oli mingi 30 € vist. Nii et selles mõttes, et 1,50 m on see kuusk ja kui praegu neid hindu vaadata, siis see on isegi vist kallis selle kohta, aga pole midagi teha, vähemalt ma olen sellega mega rahul ja ta näeb meil elutoas nii ilus välja ja nagu täpselt mu arust paraja suurusega ka, et ta ei ole liiga suur, samas ta ei ole üldse mitte liiga väike ka, nii et see on ainult positiivne ja ma olen mega rahul, kuidas meil see elutuba välja näeb ja et magamistoas ma ei plaaninudki tegelikult mitte midagi kaunistada, sest et magamistoas me käimegi ainult magamas. Aga siuksed hästi väiksed mingid detailid annavad tegelikult nii palju juurde, nii et nüüd meil on igas toas natukene midagi jõululikku ja see teeb mu tuju kohe nii palju mõnusamaks. Ja ma just ennem teleka ees mõtlesin, et mul on praegu täiega siuke vlogmassi tunne, nagu ma filmiks vlogmassi, aga tegelikult ei. Et kui ma detsembris teile midagi postitan, siis arvatavasti ongi need siuksed igapäevased vlogid ja asjad, aga kui ma Instagramis küsisin, et mida näha tahaksite detsembris, siis hästi palju öeldi ka, et vlogid on põnevad ja hea on vaadata, nii et ma arvan, et vlogides ma olengi võib-olla kõige parem, et ma väga mingeid temaatilisi videosid, mitte et ma nagu ei oska teha või midagi, aga ma tunnen ennast kõige mugavamalt lihtsalt vlogides, et ma ei pea nagu midagi väga pikalt ette planeerima, et kuna mu kanal on ka pigem siuke eluline, siis on väga hea, kui ma saangi lihtsalt jagada meie tegemisi, nii et detsembrikuus võite ehk oodata rohkem vloge ja ma loodan, et ma ei pea hiljem oma sõnu sööma, sest ma tahaks ise ka nagu jagada rohkem, sest ma vaatasin mingi aeg oma eelmise aasta detsembri videosid ja nii mõnus, jõulukas, et tahaks nagu rohkem toota seda sisu teile vaatamiseks. Minu puhkepäev hakkab nüüd läbi saama, ma olen jõudnud juba omadega väga õhtusse ja ma tõmban siinkohal selle vlogi kokku. Nii hea on nagu sellise jõuludekoratsioonide videoga minna kohe järgmisesse päeva ja alustada juba paari päeva pärast detsembriga, nii et ma väga loodan, et sellel kuul kohtume sinuga sellel kanalil veelgi tihedamalt ja kui selle video meeldis, pane like, pane subscribe ja Nala raputab ennast siin. Ja lisaks sellele oleks väga lahe, kui sa jagaksid Instagrami stories, kuidas sa minu videot vaatad ja tagid mind ära, sest nii tore on vaadata, kuidas te vaatate, jälgite ja see annab mulle veelgi rohkem motivatsiooni, et ja postita, seda oodatakse. Nii et mul oleks selle üle väga hea meel, aga ma soovin sulle ilusat jõulukuud ja kohtume peagi sellel samal kanalil. Ole tubli! Tšau!